Tervist! Mina olen Henrik Hundt, räägin siis Keskkonnaministeeriumi esindajana natukene ja sellisest ettekandest, mis on siis riigi infosüsteemi andmed ja keskkonnasõbralik digitaliseerimine. Kas ma saaks palun oma slaidid siia ekraanile? Siin on nagu 2 osa selles pealkirjas ka ja võib-olla räägiski kõigepealt natuke enda taustast, et Keskkonnaministeeriumis ma töötan täna nagu selline tugiteenuse peal rohkem, mis puudutabki siis andmehaldust ja IT-d ka näpuotsaga. Aga eelmisel aastal veel ma tegelesin, ütleme, et suhteliselt puhtalt siis keskkonnakaitsega ja ütleme siis keskkonna valdkonna seadusandlusega. Ja järjest enam puutus see töö kokku siis meie erinevate infosüsteemidega ja nüüd siis alates sellest aastast tõesti tegelen siis andmehaldusega. Ja see ettekanne siin täna on ka, mul ei ole suurt kokkupuudet arhiveerimistoimingute konserveerimisega, tõenäoliselt kõige vähem võib-olla täna siin nendes paneelis käijatest, aga ma räägin üsna laialt erinevatest teemadest, et algus sissejuhatuses ongi pigem selline andmehaldus, natuke see, millega mina oma nagu tänases tööpraktikas kokku puutun ja siis teises pooles, nagu kui see sissejuhatus tehtud on, siis räägingi natuke sellest digitaliseerimise keskkonna jalajäljest ja mis nagu sellega kaasneb üldiselt. Ja alustuseks mul on siin üks slaid, mis tegelikult on, ütleme, et maha kopeeritud eelmise nädala ühest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettekandest, aga see on siis tegelikult väga ilmekas näide või väike nagu sissejuhatus andmehaldusest, mida me siis riigi vaates nagu tegeleme, et mitte ainult Keskkonnaministeeriumis, vaid tegemist on siis praegu kogu riigiasutuste, valitsemisasutuste, aga tegelikult ka laiemalt sellise avaliku sektori nagu tööst. Ja siin on üks küsimus, et kuna me oleme siin video vahendusel enamjaolt, siis ma arvan, et me seda otse nagu välja küsima ei pea, et ma ei oota teilt vastust, aga ühesõnaga siis, kui vaadata meie riigi infosüsteemidest ja teha sellist otsingut, et kui vana on olnud seni kõige vanem presidendilt teenetemärgi saaja, siis võiks öelda, et kuskil selle 100 aasta ringiseks, siis tegelikult nendes infosüsteemides seda otsingut tehes õige vastus tuleb, et ordeni saaja oli 1937 aastat vana. Ja see on siis andmehalduses sellise semantika või nagu õigsed reeglipäraste kirjete probleem, andmekvaliteedi probleem, et siin on loomulikult pandud inimese sünniaasta. Ja tegelikult siin on ka teine sarnane näide, mis ma siis kopeerisin nüüd siis eelmise nädala ettekandest, et millises lõunapoolses piirkonnas on toimunud kõige enam liiklusõnnetusi Maanteeameti andmebaaside info järgi. Ja tegelikult see allikas ütleb siis, et see peaks olema juhtunud Kesk-Aafrika Vabariigis, kus on siis kokku 124 juhtumit toimunud. Ma üritasin reproduseerida täna seda statistikat siin ja tegelikult tegin avalikult internetis igasuguseid otsinguid, et jõuda nagu selle küsimus 2 allikani. Ja kahjuks ma ei suutnud seda. Et ma tõingi siia praegu välja, et allikas täna siin sellel väitel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Aga seda ma üle kontrollinud ja tegelikult siin on nagu läbivalt täna mul ettekandes erinevaid näiteid, erinevat sellist nagu mõtteainet ja ma ütleks, et tänases nagu maailma olukorras, eriti kui meil on selline suur info üleküllus, tulebki suhtuda tegelikult igaühel ka natuke kriitiliselt sellistesse nagu väidetesse. Ja ma ütleks, et kui me võtame nüüd riigi infosüsteemide andmed, siis siin on väga suur väljakutse, väga suur ülesanne, tõenäoliselt arhiveerimisel ja muudes töödes samamoodi, et esitada seda faktidel põhinevat informatsiooni, mis on siis taasesitatav, kontrollitav, reeglipärane, struktureeritud, kõik muu säärane. Et see on kindlasti meil tänases maailmas suur väljakutse. Ja siin on mul üks foto pandud ka, mille siis kui välja ei loe, et ütleb siis ühe koomiksi tegelane, et proovi kätte saada kõik andmed, milles sa oskad fantaseerida või välja mõelda ja pärast mõtlema, mis me nendega peale hakkama. Et siin tegelikult ma tahtsin korra tuua ka sissejuhatuseks siis ühe Riigikontrolli selle aasta kevade auditi tulemuse. Ja tegelikult see audit lõpuks aruannet sellele koostatud, kuna see andmete maailm on juba paisunud nii suureks, et koostati lihtsalt selline lühikokkuvõte, ma ei tea, kuidas need audiitorid seda nimetavad, ja toodi välja, et riigi infosüsteemides tegelikult
on andmehalduses üsna kehvad lood ja kehvad lood on nagu nii-öelda andmete analüütikaks kasutamises, et kuna meil on võib-olla muutunud aegade mööda metoodika, meil on muutunud sisestamise reeglid, meil ei ole pikkasid ütleme siis perioode, mis on ühetüübiliselt sisestatud, et siis ja andmed ei ole kohati ajakohased, näiteks me ei saa 2020 aastal tegelikult mingit väärtuslikku infot 2016 aasta statistikast, kuna see on paratamatult aegunud, siis see Riigikontrolli auditi kokkuvõttega ütles, et tegelikult on näha, et paljud nagu avaliku sektori asutused töötavad selle nimel, et parandada oma andmete kättesaadavust ja tegelikult oli see just rõhutatud ka tehnilist kättesaadavust, et üldse meie paljudest andmekogudest seda infot kätte saada. Ja nüüd ma jõuangi natuke siis selle andmehalduse nii-öelda lahti mõtestamisesse, et siin on üks väike selline graafik, mis pealkirjaks on andmete elutsükli juhtimine. Et see on üks osa võib-olla sellest andmehaldusest, aga andmehaldus ise on ka täna meil ütleme siis avalikus sektoris üsna laialt defineeritud, kuid igasugune nagu otsuste tegemine andmete kas kvaliteedi tõstmiseks või kättesaadavuse ja muu sellise tõhustamiseks. Ja siin ma lihtsalt nagu võib-olla rõhutaks kahte asja, et algab see skeem siis andmetest, eks ütleme sellist toor andmestikust ja tegelikult teises otsas on siis info, eks siis lõpuks see, et mis me sellest välja loeme, et see ongi nagu siis suur eesmärk, eks ju, arhiivinduses mõnes mõttes tegelikult ka, et me salvestame küll suure hulga andmeid, aga lõpuks, kui me seda andmeid töötleme, siis me tahame ikkagi sealt välja lugeda mingit niisugust seostatud, eks ju, tulemust. Ja selle kahe punkti vahele tegelikult jääb väga suur maailm ja väga palju ülesandeid, nii siis tehniliselt IT mõttes, et millised on üldse need tarkvaralahendused, see, kuidas me need andmeid salvestame, kas need struktureeritud, kas ütleme siin teises selles mullis on kirjas andmete hoiustamine kuni arhiveerimiseni välja, millest siin eelmises ettekandes juttu tuli, et kõik see tegelikult see nii-öelda andmete elutsükkel on tegelikult määratult paljudest komponentidest koosnev. Ja ma ikkagi nagu ütleks, et täna minu nagu töös tegeleme väga palju selle nagu kogumise osale, millesse ma jõuan siin ettekandes ka, et kogu see keskkonnasõbralik nagu digitaliseerimine ka, et seda digitaalset infot on nii palju, et see kogumise hetk on, ma rõhutaks üks nagu põhikohti, kus tegelikult sa tekitad selle õige kirje, et seal oleks ranged kontrollid, rangelt jälgitud, et su struktuuris või selles andmesisestuses on kõik hästi korrektne. Ma usun, et arhiveerimises või siin kas või dokumendiregistri haldamises sama asi, et sa teed selle eelmise ettekandja järgi struktureeritud kirjetele vastav arhiivi, aga kui sa teed seal sisestamisel palju vigu, siis sa koheselt sinu andmekvaliteedi nii-öelda õigsus siis kannatab ja tegelikult sa ei saa seda infot enam 10 aasta pärast nagu korrektselt kasutada. Ja siit sellest skeemilt veel võib-olla tooks välja selle analüüsi ja levi poole, et minu töö on täna ka andmete katalogiseerimine, ehk siis selline metainfo kirjeldamine ja erinevate riigi andmeteenuste siis tegelikult kirjeldamine, et neid publitseeritakse, tehtakse laiemalt kättesaadavaks ja selle kaudu siis tegelikult me annaksime oma riigisüsteemidesse kogutud andmetele rohkem kasutusotstarvet. Ja ma mõtlesin, et ma korra kiirelt räägin ka natuke sellest kaugemast vaatest, ehk siis Euroopa andmestrateegiast ja siin ma tegelikult toon välja sellel slaidil selle info, et siin ütleme siis Euroopa järgmise 7 aasta plaan on koodnimetusega see Green Deal, ehk siis roheline kokkulepe. Ja see koosneb tegelikult nagu 2 suurest osast. Üheks ongi see Green Transition, ehk siis nagu roheline üleminek või majanduse rohestamine või üldse kogu nagu ühiskonna nagu roheline lähenemine. Ja teine on siis nagu digitaalne transformation, ehk siis digitaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutamine. Ja siin on erinevad märksõnad jällegi, aga üks asi, millele tegelikult ka rahvusvahelisel tasandil keskendutakse, mis on seotud selle keskkonnasõbraliku digitaliseerimisega, ongi see, et on ingliskeelne väljend on siis greener ICT, ehk siis rohelisem IKT sektor. Ja IKT sektor on siis meil informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia.
sektor ja selle nii-öelda rohelisemad eesmärgid. Sellest ma natuke pärast veel räägin. Ja valmistasin siin ette siis oma seda ettekannet ja käisin korra paaris portaalis, et ise ka need uudised tegelikult silma jäänud, otsisin need välja, et digitaalset infot tõesti on palju tänapäeval ja selle füüsiline nii-öelda jälg on jõudnud ka Eestisse, ehk siis siin on väga kõige värskem uudis on just see samane, et Tallinna lähedale valmib siis Baltimaade suurim andmekeskus. Oli vist üle 100 miljoni euro investeering, ehk siis suurte serveriparkide ehitamine ja tegemist on siis tegelikult ikkagi nagu rahvusvahelise andmete salvestamise keskusega. Ja samamoodi just see aasta tegelikult on ilmunud päris mitmed artiklid sellest, et kas selline ulatuslik eksponentsiaalne nagu andmemahu kasv, et milline on selle keskkonna jalajälg. Ja osa seda infot siin, mis mul nüüd järgmistel slaidil tuleb, ongi ka pärit osaliselt nendest artiklitest. Aga kuna ma sel sügisel selle teemaga natuke pidin ka tööalaselt tegelema, siis ma olen ka teinud kohati taustakontrolli, nii et ma võin öelda, et need väited, mis ma siin slaididele olen pannud, et need on üpriski usaldusväärsed, ütleme nii. Kui tänases maailmas üldse nagu saab öelda 100% usaldust anda, et peab väga süvitsi minema teadustööd tegema. Ja veel üks selline slaid selle samal teemal, et mis puudutab seda nii-öelda keskkonna poolt siis digitaliseerimisel. Et siin on välja võtta siis tegelikult Forbesis avaldatud ühest uuringu graafikust ja need sinised tulbad seal aasta 2020 on kuskil seal siniste tulpade keskosas. Tegelikult demonstreerib seda, milline on üldse globaalne andmemahu kasv. Ja kui see 2020 on seal kuskil graafiku keskel, siis tegelikult siin on ainult 5 tulpa edasi. 2025 näitab, et meil on järgmise 5 aastaga umbes 3-kordne globaalne andmemahu kasv. Ja Eesti, ma arvan, meie kõigi tegevus tegelikult siit on ainult kübeke kõigest sellest. Aga sellegi poolest see sama nii-öelda andmehalduse näited, selline väga tugevalt struktureeritud andmesisestus, andmete haldamine, see kõik tegelikult on oluline seejuures, et ka meie eraelus, et siin eelmise ettekandest oli natuke sellest juttu, et kui me eraelus salvestame 1000 või 10 000 või 100 000 pilti omal kas mobiiltelefonis või mingi füüsilisel andmekandjal, et siis tegelikult iga inimene seda teeb, see kasv on lõpuks tohutu, et tuleb siis põhimõtteliselt minu soovituse järgi salvestada endale ainult nagu see väärtuslik materjal ja mitte väheväärtuslik siis kustutada. Ja nüüd tõesti siis olen juba natuke nagu juttu teinud sellest, aga mõned sellised just nagu digitaliseerimisega kaasnevad mõjud. Ja esimeseks, kõige suuremad mõjud tegelikult, eks ju, üldse nagu selline laiem nagu vaade saada, ongi seotud just nende samade andmekeskustega ja sellise pilveteenuse ja üldse nagu andmetöötluse võimekusega. Ja keskkonnas on üks hästi selline universaalne mõõtühik, mida siis tegelikult kasutatakse, põhimõtteliselt ongi siis kasvuhoonegaaside heide või siis CO2 heitkogus. Pean ka ütlema, et olles ise selles valdkonnas tööl, siis see ei ole nagu mingisugune lõplik tõde või universaalne mõõdik, et kui sinu üks tegevus põhjustab nii palju CO2 heidet, siis tegelikult panna seda võrduma mõne nagu teise tegevusega, siis ta ei pruugi anda alati täit pilti. Aga see on väga nagu levinud mõõdik, mida kasutatakse. Ja siis ongi põhimõtteliselt 2018 aastal ajakirjas Nature avaldatud, et kogu siis IKT-sektori panus ülemaailmsesse kasvuhoonegaaside heitesse oli võrdväärne siis lennunduse kütuse kulust tuleneva heitega. Et mitte terve lennunduse sektori heitega, aga siis selle kütuse kulust tuleneva heitega. Ja samamoodi siis maailma andmekeskuste töös hoidmine nõudis samal aastal siis kuskil suurusjärk 200 teravatt-tundi elektrienergiat, mis on siis 20-kordne elektritarbimine, mis ühel aastal Eestis on, et Eesti aastane elektritarbimine kuskil 8-9 teravatt-tundi kogu Eesti siis. Et kohe näitab, et ainult andmekeskuste energiavarustus on sedavõrd suure mastaabiline.
Ja nüüd võib-olla nagu ka oluline siin slaidil on see, et tegelikult enamus sellest andmemahust moodustavad videod ja pildid ja see kasv on tegelikult ka üpriski hiljutine. Et olen natukene siin seda uuringut teinud ja just nii-öelda video kvaliteedi tõus, et ütleme 2015 aastal see, mida iga inimese oma elektrooniline seade, see kvaliteet, mida ma ei tea, siis fotoaparaat näiteks või mobiiltelefon suudab salvestada, et see on viimase 5 aastaga üks väga kõvasti arenenud ja seetõttu tegelikult on ka siis kasvanud oluliselt andmemaht. Ja siin on siis mõned numbrid ka, et kui palju, millistes suurusjärkudes siis meil tegelikult sellist pildimaterjali meie nagu levinud portaalidest läbi käib ühes päevas. Ja mõned näited veel siia, et see on siis nüüd ühes sellest ajalehe artiklist, kui ma õigesti mäletan, see oli vist äkki Telia esindaja, kes sellise näite tõi, aga selle allikale tugines siis on see, et vormel 1 võistlustel kasutatakse ka võimalikult palju selliseid täppissensoreid, mis tõttu on välja arvutatud, et F1 autodel ühe võistluse jooksul koguneb ainuüksi umbes 3 tera andmeid siis salvestatakse maha. Ja see nagu põhimõtteliselt ilmestab siis seda, et igasugune selline käitumine põhjustab väga suurel hulgal andmemahu kasvu, mida siis tuleb kuskil hoiustada ja kus tekib siis lõpuks see energiakulu ja see energiakulu võrdub siis ühesõnaga ka keskkonnakoormusega, kui siit sellised arenguid joonistada. Aga nagu nüüd võttes kogu seda tänase päeva nagu mõtet ka kokku ja seda, et tegelikult me ju muudame järjest rohkem infot digitaalseks, siis siin ei tasu nagu nendest numbritest lasta ennast ära hirmutada, et tegelikult siin mul vist nüüd slaidi peal ei ole, aga väga palju ressurssi nõuab pigem selline andmete striimimine või ütleme videode striimimine, kas siis YouTube'ist näiteks mingi video vaatamine, muu säärane. Ja andmete arhiveerimine, säilitamine tegelikult ei ole niivõrd suure jalajäljega, kui nii võib öelda. Ja tegelikult füüsiliselt varasemalt millegi säilitamine on ikkagi nagu keskkonna mõju mõttes tõenäoliselt ka koormamav, sest et ma võin nüüd natukene eksida, aga ütleme, et ühes digitaalses infos mingi kirjandusliku allika säilitamine, ma mäleta, aga seal oli ikka mitme tuhandekordne, kui palju see oleks siis nagu füüsilisel kujul, eks ju, selle säilitamine nõuaks ressurssi. Ja siin ongi siis nagu siin slaidil ka 2 sükest positiivset väikest nagu märkust välja toodud, et näiteks ka tehnoloogia areng panustab sellesse, et see digitaalne mõju, energiakulu ei oleks nagu järjest väiksem. Et siin on välja toodud näiteks, et 5G üle võrgu andmete edastamine on energiaefektiivsem, kui see on 3G tehnoloogial. Ja natukene veel andmekeskustest, ennem kui ma lõpetan. Ma võtsin ka välja siis Google'i kui ühe näite väga suurest, eks ju, andmemahtude omanikust. Ja see graafik ütleb seda sama, mida ma siin eelmises slaidi ajal natukene rääkisin, et varasemalt siin on enne 2013 oli tegelikult energiatarve andmekeskustel ka kõvasti suurem. Et tänaseks Google on 100% näiteks oma andmekeskused rajanud taastuvenergiale. See nüüd küll on võib-olla kohati petlik selles osas, et nad ei ole 100% taastuvenergiat kasutavad, vaid nad ostavad nii-öelda siis kuskilt turult need ühikud endale siis taastuvenergia ettevõtetel teksid natuke nagu raha abil nagu näitavad ennast 100% taastuvenergia kasutajana, aga sellegi poolest. Ja kõige suurem energiakulud nendes andmekeskustes tegelikult ongi nende jahutamiseks. Ja üks näide on ka sellest, et Euroopas vist ma vaatasin üks ainukesi Google'i andmekeskusid asub Soomes, siin samas üle lahe tegelikult Kotka lähedal ja see on rajatud siis endisesse tselluloositehasesse. Ja selle nagu eripära ongi see, et nad kasutavad siis merevett selle kogu oma keskuse jahutamiseks, jahutussüsteemis. Ja tegelikult on ka välja toodud, et kuna Soomes siis kliima on külmem, et siis seetõttu on valitud selline asukoht, et see kogu see eralduv soojus nendest serveritest siis ära kasutada kuskil kas küttena või muud moodi.
Ja kuidas ma sellega tegelikult siis tõesti seotud olen, ongi see, et sel sügisel me viisime ka enda majas, Keskkonnaministeeriumis, Maa-ametis, Keskkonnaametis, Keskkonnaagentuuris läbi sellise asja nagu digikoristus. Ja kõige suuremad meie andmevaldajad, ütleme siis meie valdkonnas ongi just Maa-amet, kellel on hästi palju, eks ju, Eesti maainfot, kas siis ülelendudes pildistatud või lihtsalt infosüsteemides, ja ka näiteks Keskkonnaagentuur, kes on meie kõikide Eesti ilmajaamade omanik ja kõik ilmainfo ja mõõtetulemuste salvestaja. Ja siin me võtsime eeskuju tegelikult 2 kohast, et esiteks selline koristuspäev toimus juba Telia, ehk siis selle mobiiloperaatori poolt selle aasta jaanuaris, ja see toimus nüüd septembris ka siis maailmakoristuspäeva raames, ehk siis seesama Teeme ära, mis 2008 aastal algas ja viis inimesed metsa ja kraavi äärtesse, eks ju, metsaalust koristama. Nüüd teeb ka sama asja ülemaailmselt, pluss siis ka digitaalselt, ehk siis digitaalne koristuspäev. Ja see, kui ma ei eksi, siis see oli 18. september ja seda tegime ka meie. Ja ma tean, et Telial tulemus oli kuskil 40 tera. Nad suutsid koristada selle aktsiooni käigus. Aga meil Keskkonnaministeeriumi asutuste peale kokku, kus meil on siis kuskil suurusjärk 1000 arvutikasutajat, meie andmemaht vähenes, siis mõtlengi siit järgmise slaidi, vähenes kuskil poole terabiti võrra, et lisaks sellele siis me mõõtsime seda tulemust nii, et meil mõõtsime 1 nädal enne digikoristust, siis oli näha, et andmemaht kõikides meie serverites kasvas 276 giga ja digikoristus kestis meil siis nädal aega, see oli suunatud just arvutikasutajatele, igaüks ise puhastaks oma arvuteid digitaalsest infost ja selle nädala jooksul see vähenes 458 giga. Ehk siis tegelikult arvestades, et me tulime kasvust ka allapoole, siis see panus on isegi suurem kui 0,5 tera. Ja veel mõned faktid on see, et kokku meie infosüsteemides on siis Keskkonnaministeeriumi haldusalas on kuskil 45 tera andmeid ja umbes 30% sellest mahust ongi pildi- ja videofailid, et see nagu näitab ka, et isegi tööalaselt siis tegelikult see maht suuresti tekib siis kas video või pildist. Ja paljud nendest failidest paiknevad ka kaustades prügikast või alalaaditud failid, mis tegelikult näitab, et inimesed ei pea struktureeritult ülevaadet sellest, kuidas te oma andmeid siis hoiate. Ja ma ütleksin, et aitäh mind kuulamast ja me vaatame siis küsimusi ja ka mul muid soovitusi vist siin praegu ei olegi. Aitäh! Aitäh sulle! Väga põnev ettekanne oli, väga põnev. Päriselt selles blokis on hästi head ettekanded olnud. Nii, kas see läheb õige pidi? Siin on mitmeid küsimusi. Arhiivinduses üritatakse seda säilitamise ja kasutamise poolt võimalikult lahus hoida. Et säilitamine on pikaajaline ja iga üksikkasutusmeetodi lühiajaline ja asendub peatselt uute ja parematega. Et kas selline lähenemine teie kogemuse järgi ka asutuste infohalduses on kuidagi tuntav? Jah, arhiivindus on ka selline, et siin ma tegelikult ütleks sama, mis eelmisest ettekandest läbi käis, et üks on jah see, et see peab olema, varundamine peab olema tegelikult koheselt nagu taastatav, eks ju, aga arhiivi loomine on see, et seal on aega nagu lihtsalt pikaajaliselt andmeid säilitada. Ja ma tean tegelikult, et Rahvusarhiiv just hoiabki üle riigi kogu sellist nagu tugevat raudset rusikat, ma olen kuulnud. Ja ma ei ole enda tööülesannetest otseselt selle arhiivindusega kokku puutunud, aga ma arvan, et see on ka selline temaatika, mille juurde me järjest rohkem jõuame oma nagu infosüsteemis olevate andmete ülevaatuse käigus, et järjest rohkem siis kasutada kas siis Rahvusarhiivi või muud sellist arhiivipõhist lahendust, mis siis säilitabki meie andmeid pikaajaliselt ja me tõmbamegi siia nagu piiri, ma arvan, selle nagu arhiivi vahel ja selle, et meil on lihtsalt siis nagu aktiivne varundus olemas, mis on siis meie enda süsteemide küljes nii-öelda. Ja, loogiline. Nii, järgmine on niisugune tore küsimus. Kas oleks mõistlik piirata kiisupiltide ja selfide postitamist
inimese kohta päevas või nädalas? Väga hea küsimus ja tegelikult ei tasugi võib-olla seda naljana võtta, sest et täitsa võib nagu tuleviku peale mõeldes seda, et kui ma räägin nüüd tõesti puhtalt sellest keskkonnakaitse aspektist, siis Euroopa on oma keskkonnakaitsepoliitikas tegelikult maailmas väga suuresti esirinnas. Ja ei pruugi olla kaugel see aeg, kus tegelikult poliitiliselt tuleb hakata inimesi mõjutama, et teha keskkonnasõbralikud otsuseid, et kas siis kuidagi tarbimise piiramises või mida tegelikult tehakse ka, et paljudes riikides on automaks või mis iganes, mis võib ka öelda tegelikult seda, et see nagu on osaliselt ka keskkonna jaoks, et ei ostetaks kokku 10 autosid, siis miks mitte ei või nagu fantaseerida, et tulevikus on see, et me ei lubagi teha miljoneid kassipilte, vaid iga inimesel oma piir. See on tõenäoliselt seda ei juhtu, aga ma ütlen, et siin on iva on nagu all olemas. Ja ei, no muidugi seda tuleb tutvustada, aga omast käest tean, et see on väga raske. Kas näed, sa mainisid siin ettekande alguses seda, et andmesisestusreeglid pidevalt muutuvad ja me ise, vähemalt mina muuseumi valdkonnas, maadleme selle teemaga ka väga palju. Et kas sa näed, et andmesisestusreeglid tulevikus enam nii palju ei muutu või see on midagi, millega me jääme igavesti maadlema? No see standardiseerimine praegu on, ma arvan, üpriski nagu fookuses, et ka meil riigiüleselt on suur nägemus, et tekiks kõikidest riigi andmekogudes selline ühtne metainfo kirjeldus, eks ju, kasutamegi juba praegu rahvusvahelist, eks ju, seda andmekataloogi standardeid TCAT või siin ennem käis läbi see Dublin Core'ile viide, et kuidas metainfot, eks ju, kirjeldada, et ma ei oska öelda nüüd, kas see standardiseerimine on nii efektiivne, et me jõuamegi siis üks koht, et nüüd on nagu kõik hästi, kõik kasutavad samu reeglid. Et see, tõenäoliselt mitte, aga ma ei tea, võib-olla siin kehtib siuke loodusseadus, et algus on nagu hea, aga nagu sellist, eks ju, täis maksimumi nagu nii kunagi ei saavuta, et see kõver kuskil maal nagu pidurdub. Aga ma usun, et me saavutame siin paari aastaga ikkagi võib-olla mingi päris hea sellise ühtse pildi Eestis, nagu, kuna me ikkagi oleme nagu digitaliseerimises päris tugev just riigina ka. Järgmine küsimus on küll rohkem niisugune mäluasutuste keskne, aga ehkki sul on oma arvamus sellest. Ehk ei peaks me kõik valimatult digiteerima mäluasutustes ja mõtlema rohkem jääkarudele ja tegema rohkem valikuid. No ma võtaks ikkagi tänase selle jutu kokku, et ärge kartke siin digitaalset info salvestamist, kindlasti tehke seda, et ei ole see keskkonna jalajälg, ma arvan, meie tegevusest kuidagi nagu oluliselt tuntav, et pigem kus see on ikkagi kas eraelus mingite kiisupiltide salvestamisel on, ma arvan, see isegi nagu tuntavam, et niisugused teadlikud otsuse tegemine, et ma arvan, et see kõik nagu on ikkagi üldjoontes väga positiivne ka jääkarudele. Okei, viimane küsimus ja tegelikult sa seda mainisid ka, aga sellega võib-olla hea lõpetada. Et kui tahan oma asutuses digikoristust teha, siis millest alustada jaganippe? Jah, ma ei tea, kas need slaidid ka jagatakse meie kuulajatele, aga seal slaidi peal oli 2 linki. Üks nendest linkidest ongi siis tegelikult Telia poolt avalikustatud see aasta ja seal ongi mõlema lingi all tegelikult ongi digikoristuse nipid, et kuidas seda teha. Aga 3 kuldset teed on postkast puhtaks, failid puhtaks ja juhul, kui on natuke suurem asutus ja on kasutusel mingid failiserverid või mingid koostöökeskkonnad, siis ka need võtta eraldi nagu fookusesse ja struktureerida. Kõik digikoristama. Ja. Aitäh sulle ja väga põnev ettekanne.